Kui me räägime sellest, miks me üldse vererõhuhaigust ravime, siis see on ka patsientide küsimus, et tegemist on eluaegse raviga, igapäevane koormus, nagu patsientid ütlevad, koormus maksale ja neerudele, et kas see kõik õigustab ennast. Ja õigustab küll, just selline regulaarne aastatesse ulatuv püsiravi. Südame-veresoonkonna haigustest märgitakse kõrgvererõhktõve tüsistusena just infarkti, iseemiatõbe, need on südamekahjustused ja ka südamepuudulikkust. Hirmutav tüsistus on kindlasti insult, mida saab edukalt vältida korrektse vererõhuraviga. Väga sage tüsistus, eriti nendel, kellel kõrgvererõhktõvega kaasneb diabeet, on neerupuudulikkus. Korrektne vererõhuravi tagab meie kõikide organite, ka elutähtsate organite normaalse varustamise verega ja seda kaudu hoiab sellist üldist tervist ka pikemana kõikide patsientide jaoks, sõltumata vanuserühmadest. Ravimi tarvitamisel, mis on meie eesmärk? Eesmärk on loomulikult normaliseerida vererõhk. Need kriteeriumid on natuke erinevad patsientide rühmade kaupa. Üldine soovitus täiskasvanud inimesele on, et raviga peab olema tema vererõhk alla 140-90 mm elavhõbedasammast. Fakt on see, et regulaarse ravi esimene eeldus on ikkagi see, et patsient on soostuv tarvitama ravimeid, et inimene saab aru, miks ta ravimeid tarvitab ja omakorda arstikunsti küsimus on leida patsiendi jaoks ravim ja ravimiskeem, mis tõesti ühtepidi normaliseerib vererõhu, aga teisest küljest ei põhjusta mingeid uusi vaevusi ja kõrvaltoimeid. Kõrvaltoimed on suur teema, mis iganes ravimi tarvitamisel ja kõrgvererõhktõvega patsient on krooniline ravimi tarvitaja. Ja seetõttu peetakse ülioluliseks eriti kas uue ravimi alustamisel, ka dooside suurendamisel, ravimite kombineerimisel, just sellise skeemi sisse lülitamisel peetakse väga tähtsaks, et oleks hästi hea kontakt patsiendi ja arsti vahel. Ja kõik kõrvaltoimed, mis tekivad, ka oma hirmud kõrvaltoimete suhtes, tuleb arstiga läbi rääkida. Vererõhuravimeid tarvitatakse igapäevaselt, mis tähendab, et ravimeid nii-öelda ka kulub palju. Reeglina alustatakse ravi sellisel kombel, et arst kirjutab retsepti 1-2 kuuks, aga püsiravi korraldamine on ikkagi juba reeglite alusel, et poole aasta ravi pikendamisega ja patsiendi jaoks see tähendab tegelikult, et tal on olemas ravimid, tema digiretsept tuuris, ta läheb apteeki, ostab need välja, vastavalt siis kuidas kes ostab, mõni korraga pool aastat, mõni 2 kuu kaupa, mõni 1 kuu kaupa. Ja mõistlik on igal vererõhuhaigel arvestada, et kui tema elu on seatud mitme koha vahele, olgu see maakodu, linnakodu, kui ta on sageli teel ja autos reisidel, et siis alati ikkagi selline vererõhuravimite väike arsenal on temaga kaasas ja liigub temaga kaasa.